Tere Palle autoringlusest siinpool ja vaatame üle järgmise auto, milleks täna on Audi A5. Tegu on hetkel ühe minu lemmikautoga, mis mul nii-öelda üldse autoringluse alt müügis on. Antud auto on ka müügis, kuulutused leiab auto 24 autodiilerist ja räägime siis paari sõnaga lähemalt, et mis ta endast kujutab. Hakkame pihta sellest, et miks ta hea üldse on või miks peaks kellelgi selline auto olema. 3.0 diisel 176 kilovatti, mis tähendab seda, et ta on päris kiire. Loomulikult, millega me võrdleme, eks ole, Ferrariga võrreldes ei ole võib-olla, aga keskmise Eesti tänavat sõitva autoga võrreldes on ta väga kiire auto. Tal on jõudu igast asendist ja tõmbab ikkagi näo naerule. Ja see 176 kilovatine on minu hinnangul selle ajastu Audide kõige parem mootor. Ja ma arvan, et enamus inimesed nõustuvad minuga ka. Miks see mootor veel hea on? Esiteks, ta on vastupidav, aga kütusekulu, nagu mulle ikka meeldib rääkida, kütusekulu selle kõige juures maanteel alla 6 liitri, 5, midagi, oleneb kuidas sõidad. Ja linnas ja ilmselgelt rohkem, see sõltub juba kus linnas ja kas ummikutes või mitte, aga selle autoga arvatavasti on võimalik sõita keskmise kuluga Selle auto puhul keskmine kulu on tõenäoliselt võimalik hoida kuskil 7 liitri kandis. Ja minu arust on see väga hea. Loomulikult on ta ka 4 vedu. Ehk siis talvel ka tunneb ennast väga omas elemendis. Salongis on mingeid kulumisjälgi ilmselgelt on. Siin näiteks, samas seljuliit on okei. Istmed, varsti näitan kõiki teisi ka, on kindlasti üle keskmise. Minu arust on väga ilusad. Ja üldse see salong on nagu silmale väga ilus vaadata, see sisu sobib siia. Ja kindalaegas ja siis siin sees on, käetoe sees on olemas ka auks. Topsihoidjad ja sellised nupud siis siin keskel. Hooldus on 3000 tagasi. Tehtud vahetult enne, kui ma selle auto sain, oli ta käinud hoolduses. Ja õlitaset varsti näeme. Praegu ei ole veel mootor piisavalt soe, aga ma tean juba, et see on normis. Ma hiljuti vaatasin seda. Siin on võimalik siis igasugu asju seadistada. Näiteks follow me home, ehk siis kaua ta tulesid peal hoiab, kui sa ta näiteks lukku paned või lukust lahti. Näeme siit välja. Võtame raadio. Siis sellel autol on siuke huvitav asi, et ta loeb DVD-sid. Kui kellelgi on väiksed lapsed, siis palun väga, Lotte töötab. Ma olen praegu raadio tagasi, las Lotte olla. Käsipidur. On peal. Drive'i peal auto ei sõida ja maha ka ilusti tuleb. Kõigepealt käima. Tuled kustuvad kõik ära. Tean seda täpselt, sest 15 minutit tagasi vahetasin ühe piirni, mis enne näitas, et vajab vahetust. Läbisõit 313-800 ja hakkame pihta, vaatame salongi asjad üle. Teeme aknaringi peale nagu ikka. Peeglid. Hetkel teen aega parajaks, ootan pesule järjekorras. Peeglitel on ka soojendus ja on ka kokku klappimine. Mõlemad pooled ilusti lähevad ja tagasi ka.
ja asi, mida ma video pealt näidata ei saa, aga noh, peab uskuma, et kliima töötab väga hästi. Seda ma saan siit praegu käega katsuda, aga täna on esimene soe ilm ja praegu on hea ilm testimiseks. Kindlasti mingeid küsimusi ei ole. Nii, mis veel? Julgen selgelt öelda, et tegu on heas korras eksemplariga ja igal ühel on võimalus tulla ja veenduda. Ja mina tegin sellele autole enne, kui ma ise sisse ostsin. Ma ei saa seda tihti teha, sest ma tihti ostan kuskilt X kohtadest ja X ajal, aga kuna see autotehing toimus mul Tartus, siis ma ise käisin taga ülevaatuspunktis enne tehingut. Ja veermikus lõtke ei leitud. Ma ei mäleta, kas ma kõik teenused tellisin, aga põhjaaluse visuaalse kontrolli ja lõtkutesti tellisin kindlasti. Kere samamoodi, minu arust tugevalt üle keskmise, varsti näitan täpsemalt, on mõned kohad nokkimiseks nii-öelda, kapoti peal on mõned täkked, aga imelik oleks, kui neid seal ei oleks, et ma kapotti tal värvima sellepärast ei hakanud ja ei plaani hakata ka. Et neid ei ole seal palju. Ja mis mina temaga tegin, 2 asja, konkreetset asja. Tal olid küljakarbid, olid mõlemalt poolt ära nühitud. Ühel pool oli niisugune lauge mõlk ja teisel pool oli väiksem ja teravam mõlk ja siis mingid kriimud. Et mõlema poole küljakarbid on värvitud. Ja ma viimasel ajal enam ei ole filminud seda, kuidas ma linna vahel ringi sõidan roolis lihtsalt akna pealt. See on selline hästi staatiline ja mitte midagi ütlev klipp. Ma tegin selle autoga just praegu vähemalt pool tundi proovisõitu. Varasemalt oleme taga paar tuhat kilomeetrit sõitnud. Ma kasutasin teda ise tükk aega. Selle auto üks tugev külg on kindlasti see, et sõiduosa on tal väga hea. Mootoritöö, käivitus, kast, veermik, pidurid, kõik asjad toimivad nii, nagu nad peavad. Ei ole mingisuguseid loginaid, ei ole mingeid kiskumisi, ei ole teadaolevalt ühtegi lõtku, kõik toimib. See on hästi nagu suur pluss tal, et tal see sõiduosa lisaks muule on hästi siuke käepärane ja hästi sujuv ja hea. Et taaskord, igaüks saab tulla ise proovida, kontrollida, teha mida iganes. Proovisõitu autoringluses alati saab teha sellega, saab teha ka kõigi teiste müügis olevate autodega. Mis ma veel oskan selle auto kohta rääkida? Teine asi, mis me tegime selle autoga, salongi põhjalik nahahoolduse puhastus, ta oli ilmselgelt määrdunud seest. Ja tegelikult edasi olid ainult väiksed asjad, mingid pirnide vahetused ja muu selline. Et selle autoga suuri mahukaid töid ei olnud vaja teha. Me saime ta kätte hooldatuna, ta oli värskelt hooldatud ja muid puudusi me ei tuvastanud. Talvel, praegu ei näidanud, aga talvel näitas diagnostikaseade, et vasakpoolse peegli soojendus ei tööta. Aga nii ta jäi ja praegu ta seda enam ei näidanud, ehk siis ma ei oska öelda, kas ta on tööle hakanud või siis ta ei rakendu praegu, sest väljas on päris soe juba, aprill on käes või mis iganes muul põhjusel, aga kui see kunagi tagasi tuleb, siis see peegliklaas on üpriski taskukohase hinnaga. Ma panen selle hinna siia video peale ja see hind on võetud kas aeromotors.ee-st või Intercarsi kataloogist. Audide ostul põhiküsimus, mida alati küsitakse, kas mootoriketid on vahetatud. Mina mõistan seda küsimust sellepärast, et see on kallis töö ja seda ilma asjata teha ei taha. Sellel autol on mootoriketid vahetatud umbes 100 000 kilomeetrit tagasi. Aga mul ei ole selle tõestuseks paber ega digikujul arvet. Mis on selle tõestuseks? Selle tõestuseks on see, et see auto käivitades mitte mingeid kõrvalisi helisid ei tee. Ja seda on ka võimalik soovi korral, selles on ka võimalik soovi korral ise veenduda. Aga ütleme nii, et päris naljakas oleks, kui ma
ütleks, et ei ole midagi ja esimesel käivitusel selgub, et ma valetasin, siis oleks päris imelik seda video üldse teha sellest autost. Et ma usun, et enamus, kes seda vaatavad ja ostu kaaluvad, vast usuvad ka seda. Ja mida ma veel võin teha? Ma võin hommikusest käivitusest teha video, mida ma olen ka varem teinud korduvalt inimestele, kes tunnevad auto vastu huvi ja selline küsimus on tekkinud. Siis mis veel? Viimasel ajal hoian seda joont, et kui keegi soovib auto Car Verticali aruannet, siis ma saadan selle ise, et te ei pea ostma seda. Kui keegi soovib kontrollida selle auto tausta, siis Car Verticali või vininfo.ee, need on mõlemad ajaloo kontrollid. Kuna ma ise alati tellin niikuinii, siis mul ei ole kahju jagada seda ka potentsiaalsete huvilistega. Ehk siis, kui keegi tunneb selle auto vastu huvi, mõtleb, et tahaks osta, siis küsige, ma võin teile saata ajaloo väljavõtte, te hoiate ise natukene raha kokku. Seda ei ole mõtet topelt tellida, sest ma olen selle juba tellinud. Sportback tähendab siis seda, et tal on 4 just ja 4 kohta. 5 ei ole, 4 on. Aga need 4 on kõik normaalses suuruses kohad, sinna mahuvad täiskasvanud inimesed istuma. Mis autoringlusel veel uudist? Meil on nüüd järelmaksu pakkumisel lisandunud üks uus koostööpartner, selleks on AutoPay. Ja tänu sellele on nüüd võimalik klientidele pakkuda järelmaksu intressiga 6,9%, mis on juba väga lähedal suurte pankade pakutavatele tingimustele. AutoPay järelmaksu puhul on mitu suurt plussi. Esiteks kiirus. Kui me teeme tehingut kas tööpäeval või laupäeva päeva esimeses pooles, siis kõik võtab aega mõned minutid taotlus, mõned minutid vastus. Asi käib ülikiiresti. Teiseks, paindlikkus ja mugavus. 0% sissemakse, 6,9% intress ja väga lihtne lepingut lõpetada. Soovi korral, kui sa tahad varem ära maksta, sa saad seda teha. Ainult minu mälu järgi oli vaja maksta 1 kuu intress. Periood 6-72 kuud. Ja ühesõnaga kaskot ei pea tegema, ise valid, kas teed ja millise teed. Ehk siis väga palju plusse. Paindlik, lihtne, kiire. Intress on võib-olla natuke kallim kui sinu kodupanga poolt pakutav, aga neil on omakorda hunnik muid tingimusi, mida sa pead täitma. Ja lepingu lõpetamine kindlasti on väga palju keerulisem. Et täna on ikkagi turg juba sealmaal, kus ma julgen arvata, et sellised mugavad järelmaksu pakkujad, nad on juba turgu väga palju üle võtnud, aga nagu see suureneb veel see osakaal. Et olen ise ka olnud Inpanga klient. Ehk siis nagu ma mitte lihtsalt ei räägi, et see on jube hea teenus, vaid mul on see endal olnud. Mul on 2 lepingut endal olnud. Tänaseks on need ära makstud juba ja lõpetatud. Ja ma lõpetasin ka enne, kui periood lõppes. Ehk siis ma olen selle nagu omal nahal järgi proovinud, et asi toimis ja asi oli lihtne, mugav ja üpriski taskukohane, arvestades kõike. Seda autot saab osta järelmaksuga. Selleks kirjuta mulle. Ma küsin sult vastu mõned asjad, mida mul on vaja teada. Ma pean küsima natuke andmeid, ma ei saa muidu taotlust menetleda. Ja sellisel juhul saadan ma sulle vastuse üpriski kiiresti. Ja esimene proov alati võiks olla see, et lihtsalt teha taotlus, see ei kohusta mitte millekski. Keegi ei pea ostma selle pärast, keegi ei pea lepingut tegema. See lihtsalt näitab ära selle, millistel tingimustel on võimalik finantseeringut pakkuda. Ja selgitan siin juures juurde, et mina ei ole pank, ma kasutan selleks pankade teenust, kelle lepinguline esindaja mina olen. Et ärge pöörduge mu poole, et kas otse ei saaks järelmaksu. Ma iga kord rõhutan seda. Ei saa. Ma pakun 3 ettevõtte järelmaksu ja juhul, kui sa ei kvalifitseeru kliendina, ehk siis sul on näiteks maksehäireregistris aktiivne maksehäire või kohtutäituri poolt mingid nõuded, siis sellisel juhul ma tõenäoliselt ei saa sind aidata. Küll aga välismaa sissetulekutega inimesi olen korduvalt saanud aidata. Üks minu koostööpartneritest finantseerib ka nende ostusid. Ehk siis pöörduge julgelt, ma küsin mõned küsimused, saatke mulle e-mail või kirjutage Facebooki ja me saame teha proovitaotluse ja kui keegi tahabki järelmaksuga osta, siis see on võimalik ja selle auto kuumaksu
see sõltub nüüd konkreetsest taotlejast, aga kuumaksu suurusjärk võib jääda alates umbes 150 eurot. Et kui periood on pikk ja inimese näitajad on ilusad, siis tõenäoliselt umbes nii ta on. Ja loomulikult siis vastavalt sellele, kuidas perioodi muuta, siis kuumaks tõuseb, aga intressi kogukulu jällegi väheneb. Ja endiselt võib autoringlusele pakkuda erinevaid sõiduautosid ja maastureid. Oleme alati ostust huvitatud. Küll aga ilmselgelt me ei osta sõidukeid Auto24 kuulutuse hinnaga. Sellisel juhul ei ole sellel ju mõtet. Ehk siis, kui sul on auto, mis on sul jäänud seisma või sa plaanid osta kohe uue auto ja sa tead, et sa saad selle lähipäevil kätte, siis sa võid meile pakkuda juhul, kui sul on huvi selle vastu, et sa saaksid müüa ära muretult ja kiiresti ja tehes võib-olla ainult ühe näitamise meile. Sellisel juhul kirjuta autoringlused@gmail.com või Facebooki autoringluse lehele. Minu poolt on tänaseks kõik. Külastage autoringlus.ee lehekülge, uurige lisainfot. Kui teil on huvi, kirjutage mulle. Tänapäeval väga paljud kirjutavad, helistajaid on jäänud järjest vähemaks. Vastan e-mailidele, vastan Facebookis, vastan sõnumitele. Ja loomulikult võib ka helistada. Ja Tartus saab näha ja proovida, nagu ma juba ütlesin, ja soovi korral ka kontrollida. Ehk siis olete teretulnud ja kohtume järgmisel korral.